sõnumi juurde. ja täna on mul selline, kuidas ütelda, sellise küsimusega alganud asi, et kuidas nagu mõista nagu seda praegust aega. Põhimõtteliselt on niimoodi, et piibel katab endas kõik ajastud. Ütleme, et meil on nagu, loomisloost, mis meil on esimesest Moosesest hakkab pihta, seal on selgitused ja asjad, kuidas Jumal seda maailma loob, ja siis läheb lõpuni välja, kuidas on seal uue taeva ja maa loomine ja nendest asjadest on ka juttu, aga kogu see vahepealne aeg on tegelikult on ka piiblis kirjas. Ja see on nüüd täna nii, et ma ei hakka täna sulle lugema seda, et mitmes pasun või mitmes pitser või mitmes vihakauss on kaela kallatud, et absoluutselt ma nagu selliselt ei lähene nagu sellele asjale. Vaid kui ma olin issand ees ja ma küsisin Jumal, aga milline on nagu see sõnum tänaseks päevaks, selleks pühapäevaks, siin selle maikuu alguses, kus me praegusel hetkel oleme, et mida me tegelikult sinu sõnast vajame ja seda, mida ma sain, seda hakkan nüüd täna just ka jälle teile jagama. Ja üsna selgelt ma sain tegelikult nii, et täna peame saama sõna kätte eelkõige esimeseks õpetuse sõnade esimesest peatükist. Ja võib-olla, kui jõuame laulust 37, loeme ka, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et issand ütles, et loe seda esimest õpetuse sõnade peatükki. Ja sealt hakka rääkima, sealt hakka õpetama, sest selle kaudu tegelikult ma tahan teile täna just jagada seda, mida teie vajate just praegusel hetkel. No õpetuse sõnade lugemine on selline huvitav asi, olen seda ikka ja jälle teinud, aga nüüd täna peatume siis selle esimese peatüki juures, otsin omal need märkmed üles. No kes kirjutas õpetuse sõnad? Kirjutas ju tegelikult Saalomon ja nüüd, et kellel piibel on, võime õpetussõnad ka lahti teha, õpetussõnad, kus nad on seal peale laulusid, eks kohe, laulud lõpevad, Taaveti laulud saavad läbi ja siis tema poeg siis Saalomon on oma õpetuse sõnadega siis nüüd meie ees. Tegelikult on nii, et Saalomon ju kirjutas kuskil 3000 õpetuse sõna. Mina ei ole neid õpetuse sõna salmisid kõiki kokku lugenud, kui palju neid on, aga igal juhul on see niimoodi, et esimese kuningate 4.32 ütleb seda, et tal oli 3000 õpetuse sõna ja tal oli 5000 laulu. Ja nüüd ütleme, need Saalomoni laulud, need on suhteliselt peidus, üks laul seal vist psalmides on, kus on otseselt Saalomoni laul ka, aga üldiselt on niimoodi, et meil on jäänud need õpetuse sõnad. Ja seal on nii, et see ütleme, õpetuse sõnade raamat esimene peatükk, ma ennem korraks ütlen näiteks 10. peatükki esimene salm, lihtsalt huvitav lugeda. Ja seal on öeldud Saalomoni õpetussõnad. Nüüd on pandud nagu see kool on sinna taha, et põhimõtteliselt on niimoodi, et seal 10. peatükist hakkavad väga otseselt just niisugused ütlemised, ennem on siin natuke niisugused pikemad mõtteavaldused, aga siis tulevad õpetuse sõna, saad aru, et see võiks olla mingi niisugune lühikene ütlemine. Et et lihtsalt midagi lühikest öeldakse ja sellega on nagu mõte kätte edasi antud siis ka. No nii, ja ka 25. peatüki esimene salm on ka huvitav nagu siin kohe praegu lugeda ja siin on niimoodi öeldud, et needki on Saalomoni õpetussõnad, mida Juuda kuninga Hiskja mehed on edasi andnud. Nii et lisaks sellele, oli nagu teisi ka, kes ühesõnaga noppisid üles seda, mida Saalomon oli rääkinud, mida ta oli ütelnud ja siis oli niimoodi, et kuningas Hiskja mehed olid veel, kes eraldi nagu korjasid kokku ka neid Saalomoni ütlemisi ja nii, et lihtsalt huvitav nagu seda teada. Eks koguja raamat läheb samamoodi, läheb nagu edasi ja mingis mõttes on niimoodi, et eks siin on nagu peaaegu võtta niimoodi, et on terve nagu ka Saalomoni elu on meie ees, sellepärast me näeme sedasi, et see lõpp vajus kuidagi tal nagu ära ja eks selles koguja raamatus ongi ka nii, et kuidagi tühisuseks läheb see kõik, see värk ja eks temagi elus juhtus nagu seda momenti, aga koguja raamatu veel ka see 12.9. salm ütleb seda, et lisaks sellele, et koguja oli tark, õpetas ta rahvale ka tarkust, kaalus ja uuris ja kujundas palju õpetussõnu. Ja koguja püüdis leida sobivaid sõnu ja siiralt kirja pandud tõesõnu. Ja sellepärast ta tegeles nagu selle sõna poolega, tegeles väga tugevalt, sellepärast kiitus Jumalale, ja eks ta selle laulu poole vist sai lihtsalt oma isa geenides, sellepärast et Taavet oli just selline, kes oma laulude kaudu eriti ka oma mõtteid ja tundeid ka väga otseselt väljendas. Ja nüüd on selline lugu.
et ennem kui nüüd päris selle, nojah, aga loeme ikkagi selle esimesed salmid siit ära, kui õpetussõnad juba on lahti. Saalomoni Taaveti poja Iisraeli kuninga õpetussõnad tarkuse ja õpetuse tundmaks õppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks, et võtta õpetust targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks ja et anda siis nendele kogenematuile oidu ja noortele teadmisi ja otsustusvõimet. Ja küsimus nüüd ongi selles, rääkisime ära, kelle kaudu need tulid, vaata see tema palve, mida ta palus, ütleme, kui ta kuningametisse sai ja mida ta unes palus ju tegelikult, et jumal, anna mulle seda tarkust, et teha vahet heal ja kurjal, et kuidas ma muidu oskaksin kohut mõista. Vaata, kui sa oled kohtunik ja sa pead kohut mõistma ja kui sa ei saa aru sellest, et kumb on kuri ja kumb on hea ja kus on tõde ja kus on vale. Ja siis on sul ju tegelikult väga raske, sa võid ju lihtsalt oma kohtuotsuse mööda panna täiega, eks. Ja sellest tema oli mures selle koha pealt, et kuna kuningana mul on see roll, siis mina vajan tegelikult Jumal sinu tarkust. Ja Jumal andis talle seda väga palju, nii et tal on seda olnud edasigi jagada. Ja nüüd ta nagu see raamatu algus ütlebki sedasi, et see on nagu meile nagu selleks, et me võiksime õppida tundma tarkust. Ja ma täna tulen ikkagi selle juurde, õpetuse sõnade raamat on tegelikult see raamat, mis räägib Jeesusest. Õpetuse sõnade raamatus on tarkuse all võid igale poole tegelikult panna võrdusmärgid Jeesus. Sest et tema on meile tarkuseks ja sellepärast on see nii, et teate, kui teistmoodi elavaks see teeb meile Uue Testamendi rahvale, kui me hakkame praegusel hetkel seda ühesõnaga niimoodi nagu nägema, et me näeme sedasi, et tegelikult meie issand on seal. No kus see tarkus tuli Saalomonil, eks ta meie issanda käest ikka tuligi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime täna seda õppida, mida Jumal Saalomonile andis. Ja siin on, et oskaksime targalt käituda. No kas me kõik oskame alati targalt käituda? No alati ei oska. Ja sellepärast on nii, et täitsa tark on seda paluda, et Jumal, anna tarkust käitumiseks, sest et vahest lahendad ju asju tagant järgi, ütled, näed, et käitusin nii, oleks võinud targalt käituda, aga ei osanud. Ja ütlesin rumalasti või käitusin rumalasti, sain valesti aru ja sellepärast see on selleks, et me oskaksime targalt tegelikult elada. Ja issand tuli meile tegelikult elujuhiks. Vaata, kellel on poeg, sellel on elu. Eks, kellel on see tarkus, sellel on elu. Sest et võtame nüüd selle Jeesuse sõna asemel paneme tarkus, kellel on tarkus, sellel on elu, sa elad targalt tegelikult. Jeesus on meie elu ülim juht ja sellepärast on see nii, et see on niivõrd oluline. Ja siin on öeldud sedasi, et antakse rumalatele. Ja sellepärast ära ole enese silmis tark. Sellepärast, et kui sa liiga tark oled, sul ei anta. Aga antakse nendele, kes tunnistavad sedasi, et vajan. Ja õndsad on need vaimust vaesed, kes tulevad issand ette ja küsivad jälle, et ei ole praegusel hetkel tarkuses ja niimoodi siin selles maailmas elamas, et mina kõike tean, mina kõike mõistan, vaid parem on hoopis tulla niimoodi issand ette, et kuule, ma ei tea mitte midagi. Sest on uus aeg, on uus päev ja sina, Jumal, tead, mis riukad on siin hetkel maailmas mu ümber seatud ja ma tahan lihtsalt praegusel hetkel saada uut infot sinu käest selles ajas, kus me oleme elamas. Ja sellepärast seda küsi tegelikult julgelt. Ja nii, et Jumal kindlasti annab seda, kelle tarkus puudub, Jeesuse vend kirjutas ka seba lugu ja Jumal annab seda ja sellepärast kiitus Jumalale, et tema käest saab seda. Ja nüüd väga tähtis asi on see 4. salmi teine pool, noortele teadmisi ja otsustusvõimet. Ja küsimus on nüüd selles, et tegelikult noori tuleb kasvatada. No praegusel hetkel, meie koolides on niimoodi, hiljuti lihtsalt vaatasin internetis ja silmad ette, et meie põhikoolides on niimoodi, et õpikutes on 20 sugu. Et mida lastele õpetatakse. Pensionärikeskustes seda ei õpetata. Aga seda õpetatakse noortele. Aga miks need pensionäridel seda ei õpetaks? Nad võiksid ju seal käia pensionäri keerutamas sedasi, et ei tea, mis sugu sa oled, et mõtle välja nüüd. Aga ei, nad ei tee seda. Sellepärast nad teavad sedasi, et inimesed juba ammu teavad, et nad on mehed ja naised. Aga vaata, lastepäid saad siukse jamaga tegelikult segi ajada. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja vaata, vaenlane teab väga täpselt, et kelle pähe tuleb jama külvata ja oma valesid ja niisuguseid asju ja tema teeb seda noortega. Ja sellepärast, kallid, vaata, meie püüame noortele anda Jumala sõnast selgeid seisukohtasid, et need võiksid seal olla ja et lihtsalt teha siis vahet sellel heal ja kurjal ja sellel valel ja sellel koledal tegelikult, mis siin selles maailmas lihtsalt paratamatult on. Sest me elame selles maailmas, kus on selle maailma vürst, temal on aega vähe, ta tegutseb ja sellepärast ta tegeleb tegelikult, ütleme, nende asjadega üsna usinalt. Ja sellepärast on meie tegelikult nagu selline kohustus ja asi on tegelikult, et meie väga tegelikult jälgiksime seda,
et anda just noortele seda tarkust edasi ja et jumal annaks meile tarkust, kuidas seda edasi anda. Et niimoodi, et nad sellest aru saaksid, sellepärast et vaata, siin on see põlvkondade vahe ja vaata, seda lihtsalt ju tekitatakse kogu aeg, seda põlvkondade vahet. Sellepärast, et vaata, oli nõukogude aeg, no ikka vaja oktoobrilapseks ja vaja seal ikkagi pioneeriks ja komnooreks ja kogudustes sellel aegadel öeldi, et ei tohi lastele pühapäevakoolitööd teha. Võta, see on kurjast, laps peab ennem täiskasvanuks saama ja siis ta ise otsustab, mida tema tahab. Aga mida te siis nendele kallale lähete, oma õpetustega rääkima, et jumalat ei ole? Ja et teete seda siis selgeks, et juba kui esimese klassi laps on ja vähemalt seal, noh, ei mäleta neid, kas nõukogude ajal nendes lasteaedades need ajupesusid tehti või ei tehtud. Sest et noh, ütleme, et tegelikult oli niimoodi, et nõukogude aeg oli siiski suhteliselt hea aeg. Siis olid ikkagi mehed ja naised ja abielud ja teatud asjad olid nii paigas. Ja ma mõtlen, et lihtsalt kas või noh, ütleme, et kas või lasteaias oli see nimi, et see väikeste rühm, see oli sõim. See oli see, kus Jeesus sündis ja me viisime oma lapsed ju tegelikult sõime, viisime sinna, noh, ütleme, et see oli piltlikult ju kohutavalt ilus, võiks ütelda, et paremini nagu ei saagi nagu näha. Vaata, see kristlik mõju oli nii suur tegelikult sellel hetkel aga no ütleme, et praegusel hetkel on see kristlik mõju on paljuski kadunud ja sellepärast elame nagu teises maailmas. Aga täna näed, ütlen veel nüüd selle 3. salmi kohta ka, et õiguse mõistmist ja kohut ja siirust. Vaata, väga tähtis on see, et kui sa teise inimesega räägid, et sa mõistaksid, kas on siiras inimene, kas ta sind petab või valetab praegusel hetkel või noh, või on ta siiras. See on väga oluline asi tegelikult, kui sa seda mõistaksid. Ja üldse, et sa mõistaksid, kuidas õigust mõista ja mõistaksid ka siis seda kohut ja seadust ja kõike või seda headust ja õiglust ja ausust ja sellepärast nii see on. Ja üldiselt on see nii, et ühte asja peame väga meeles pidama ka seda, et vaata, jumal käitub meiega nii, kuidas me käitume ja täna noh, ütleme, et mida me sealt nüüd õpime, on üks asi, on see asi ka, et vaata, et jumal on meile see, kes meie nagu ise oleme. Kui me oleme pilkajad, siis jumal on meile pilkaja. Noh, sellepärast on see niimoodi, et jumal üsna käitub meiega, kuidas meie tegelikult käitume ise ja kuidas me käitume seda teiste inimeste suhtes, kuidas me käitume seda jumala suhtes. See, mida sina tahad teistele, seda ühesõnaga teha, seda tegelikult jumal teeb sulle. Ja sellepärast on nii, et mida sa endale tahad, seda tee teistele, tuleb teistpidi, eks seda mõelda. Ja seda peavad riigid ja rahvad ja kõik peavad tegelikult nagu sellega arvestama, sest see on üks väga selge tegelikult selline jumala reegel. Aga nüüd ülbuse koha pealt ma võtsin lihtsalt piiblist mõned salmid, ma lihtsalt tegin endale siin selle pildi, kus ma need kiiremini kõik ritta panin ja noh, et saan vaadata. Ja lihtsalt ülbuse koha pealt ütlen seda, mille pärast on seda väga tähtis teada. Jälgi ise, et see ülbe ei oleks. Siis sa saad aru, et mis juhtub sinuga, sest jumal hakkab sinuga vastavalt käituma. Ja sest õpetussõnad 6.17, et mis jumalale ei meeldi, on kindlad asjad, et ülbed silmad ja valelik keel ja käed, mis valavad süütud verd. Ja siis 8.13 seal keskelt ütleb niimoodi, ma vihkan kõrkust ja ülbust, halbu eluviise ja pöörast suud. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, suutarvitamine, eluviisid ja lihtsalt ülbus ja uhkus, kõik need asjad. 16.5 õpetuse sõnadest, iga südamelt ülbe on issanda meelest jäle. Ja käsi selle peale, et seesugune ei jää karistuseta. Ja sellepärast on see nii, et ei ole see presidentidel võimalik, kes lähevad ülbeks, need sõnad kehtivad kõikide kohta, siin jumal inimestel vahet ei tee, ta ei ütle sedasi, et kuningad ja ülemad võivad ülbed olla ja lihtrahvas seda ei tohi. Ja absoluutselt see nii ei ole, see on inimeste kohta öeldud. Ja 18.12 on öeldud ka, et enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus. Ja sellepärast on niimoodi, kallid, et näe seda maailma praegusel hetkel nii, kes on ülbed, need on languses. Keda praegusel hetkel alandatakse ja keda jumal lubab tegelikult alandada ja keda pigistatakse ja piiratakse ja kõike sedasi. Need on tegelikult ülenduse teel. Sellepärast, et siin on väga selgelt öeldud, et enne au on alandus. Ja sellepärast on see on, ütleme, sellepärast kallid me, ütleme, Kristuse kogudusena me ei saa, tahta siin selles maailmas sedasi, et me oleme siin nii austatud ja ülistatud siin selles maailma keskel. Enne au on alandus. Me läheme siit au sisse ja sellepärast me ei saa, et me läheksime ülbeks ära, kui me siin kõige tähtsamad oleksime siin maa peal. Ja sellepärast me tuleme alandlikult issand ette, otsime teda ja usume temasse ja hindame ta tegelikult ta sõna ja lihtsalt selliselt me tegelikult nii peamegi just elama. Ja nüüd, nii nagu ütlesin sedasi, et noored on väga tähtsad õpetada
ja siis loeme siia juurde nüüd 5. Moosese 4:10, võtan siia mõned sellised Vanatestamendi ütlemised. Ja sest, et kui Mooses kordab seal seadust, sellest 5. Moosese raamatus, see on nagu see seaduse kordamise raamat, siis ta ütleb olulisi asju väga selgelt veel. 4:10, kus on öeldud 5. Mooses 4:10, jah. Sealt tuleb rääkida, kogu mulle rahvas kokku, ma hakkan salmi keskelt, ja ma annan kuulda neile oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma, nii kaua, kui nad elavad maa peal, ja õpetaksid seda oma lastele. Issanda kartust pead sa õppima nii kaua, kui sa elad maa peal. Ja lihtsalt, kui on pikem elu, siis õpid kauem, lühem, õpid natukese vähem. Aga nii kaua õpid. Ja kui sul on lapsed, siis on sinul kohustus tegelikult issanda kartust nendele õpetada. Sest et vaata, see järgmine pühapäev on emadepäev, eks see vanemate kätte tegelikult on Jumal jätnud suure ülesande, et vanemad tegelikult peavad edasi andma seda kõige targemat ja paremat, ja ta on tegelikult usaldanud, et vanemad peaksid olema need kindlasti need esimesed tegelikult õpetajad. Kiiremini jaol lastel, kui see maailm ümberringi, nagu me rääkisime, need koolid ja kohad, vaid et esimene koht on tegelikult ikka on kodu ja sellepärast vanematel väga oluline ülesanne. Ja 5. Mooses 6:7, kus on siis öeldud sedasi ka, et kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele nendest kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Ja sellepärast see Jumala sõna ja sellise seaduse rääkimine tegelikult oli Iisraelis, oli see väga selgelt öeldud kohustuseks, et seda tuleb tegelikult lihtsalt õpetada ja seda tuleb rääkida. Ja nii, et kiitus Jumalale, et näed, täna teeme seda julgustust ka. Ja kõik, kes iganes aru saavad, ma ei hakka Neeme raamatut lahti tegema, seal kui ütleme, nad seal Jeruusalemma müürid taastasid ja Neeme seal tegutses, siis nad hakkasid tegelikult Jumala sõna lugema. Ja kõigi tegelikult arusaajate ees loeti seda. Ja loeti tunde ja tunnistati pattusid ja nii, nagu seal on kirjutatud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et küsimus on selles, et igal ühele võib tegelikult Jumala sõna lugeda. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et Jeesus, kui ta räägib, ta ei räägi tegelikult mingisugust kõrget teadust, ta räägib üsna lihtsaid tegelikult lugusid. Ja sellepärast ta on üsna orienteeritud tegelikult, et üsna lapsed saavad nendest lugudest täiesti selgelt tegelikult aru. Ja sellepärast me ei tohi ise tegelikult seda keeruliseks ajada, et umbes, et piibel on niisugune, et millest aru ei saa, saab küll. Sest et Jumala vaim tuleb ka veel appi ja täiesti mõistetav ja arusaadav raamat, kes seda siiralt loevad. Ja nii, et selline lugu. Nüüd üks selline vahemõte, ütlen siia, mis jutlustest läbi kõlab, praegusel hetkel lihtsalt ütlen täna teile nagu selliseks teatud hoiatuseks või arusaamiseks, nagu olen saanud issandalt nagu seda ütelda. Vaata, üldiselt on niimoodi ükskõikne suhtumine. Kus on kartust, kus on hirmu, see kõik on kuradist. See on sellest Johannese 1. kirjast, kus on räägitud sedasi, et see tõeline armastus ajab igasuguse kartuse välja. Ja siis on nagu selline tunne, et kui kuskil on mingisugust hirmu ja kartust, et see kõik on kuradist ja siis, kus ei ole seda, et siis see kõik on nagu sellises mõttes jumalast. Teate, ütleme, ja tõesti kurat hirmutab. Ja kurat hirmutab, käib otse kui möörge ja lõukoer, täna võib-olla mõnda lugu veel vaatame ka piiblist, et kuidas ta teda väga süstemaatiliselt nagu püüab teha ja kuidas ta hirmutab ja teeb, täiesti selgelt kurat tegeleb sellega hirmutamisega, ta tegeleb meelitamisega, ta tegeleb hirmutamisega. Aga kallid, ma tuletan meelde, Jumal tegeleb ka hirmutamisega. Pidage seda meeles, Jumal ei hirmuta meid siin Jumala kojas, aga ta hirmutab neid, võiks ütelda neid paganaid. Õel põgeneb nii, et tal ei ole tagaajajad. Vaata, Jumal hirmutab neid seal. Ja nüüd meil on oht, teate, et see hirmutamine, mis on Jumala poolt suunatud paganate peale ja nende peale, kes seda ei tunne, et me võtame selle hirmu nagu omaks. Vaata, sest et meil on niisugune tunne, et vaata, kõik värisevad, et me peaks ka värisema. Ja sellepärast, kallid, aga Jumal hirmutab. Me näeme sedasi, et meie Eesti rahvas elab hirmu all praegusel hetkel. Vaenlase hirmu all ja kõigest sellepärast, et vaata, kui sa ilma Jumalat elad, mis sul muud üle jääbki, sa kujuta ette kõike koledat endale, mis kõike võib juhtuma hakata, tead, eks. Ja sellepärast on see nii, et ärme võtame meie seda hirmu omaks. Küsi, et Jumal, kas sa oled mind hirmutamas nende sündmustega, mis on siin selles maailmas? No ei ole hirmutamas. Jeesus räägib, et need asjad juhtuvad, te kuulete sõdadest, te kuulete nendest asjadest, te olete nendeks ette valmistatud. Need on teistele tegelikult, need hirmutused on öeldud. Oma rahvale Jumal annab juhiseid ja sellepärast on see niimoodi, see kõik, mida Jumal sulle tahab ütelda, kui sa oled Jumal laps, ta seda sulle ütleb.
ja sellepärast, ja mida sulle Jumal ütelnud ei ole, ära ise välja mõtle. sellepärast meil ei ole mõtet sedasi või ära haara seda, mida ta teistele tegelikult peale paneb. ja noh, et sa sellest aru saaksid, 5 Mooses on mul siin veel lahti, 5 Mooses 7 näiteks 20, kus on Jumala taktika on väga selgelt välja öeldud. ja samuti läkitab issand su Jumal neile masenduse, kuni nad on kadunud, kes on järele jäänud ja kes on endid sinu eest peitnud. Jumal, kui ta Iisraeli rahvas läheb tõotatud maad vallutama, siis ta läkitab masendust. Aga ta ei läkitanud seda masendust oma rahvale. Ja kallid, kui Jumala rahva hulgas on masendunud, siis sa oled selle masenduse maailmast laenanud. Sest et koguduses ja Jumala rahvale Jumal masendust ei läkita. Jumala riigis on õigus ja on rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja sellepärast on see niimoodi, aga meie toome selle maailmast kaasa. Me võtame selle lihtsalt sellepärast, et teised on masenduses, su pereliikmed võivad olla masenduses ja kõik, kes Jumalat ei tunne ja need sugulased ja töökaaslased, aga sest nendele on seda tegelikult läkitatud. Ja siis on niimoodi, et ja 23. salm on ka siit samuti lugeda hea, eks. Issand su Jumal annab nad su kätte ja viib nad suurde segadusse, kuni nad hävitatakse. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil ei tasu järgida neid, keda on segadusse viidud. Kas sul tasub segaseid järgida, kas sul tasub neid, kes on ehmatunud, tasub neid järgida, absoluutselt ei tasu. Ütleme, küüditamise aeg, kui olime täna, need ütlesime tänu Jumalale rahuajast, mis on varsti 8 aastat, no küüditamised olid veel peale sedagi olid. Aga need, kes olid Jumala omad ja kui istusid seal vaguninurgas teiste küüditatudega koos, siis ütlesid, aga nüüd ma mõistan, mis mulle on antud. Teised on närvis ja hädas, aga mul on rahu südames. Ja lihtsalt samamoodi loksud selles rongis sinna Venemaa poole. Ja sellepärast, et vaata, kui sul on rahu on südames, siis see väline tegelikult sinu rahu tegelikult ei röövi. Ja sellepärast, aga issand saadab masenduse teistele, selles mõtlen, tehke nüüd see vahe. Ja ärge olge seda sellist usku, et Jumala käest ei tule midagi, tuleb küll, aga mitte meile, vaid tuleb neile. Ja sellepärast meile kaetakse lauda vaenlase silma all ja vaata, siin on suur vahe vahel ja me elame läbisegi siin selles maailmas just sellises olukorras. Ja eks me näeme sedasi, kuidas midjanlaste unenäod olid, mida nad nägid seal, ütleme, Gideoni ajal ja kuidas seal Samaaria piirajad kuulevad seda hobuste irnumist ja vankrite müra ja sellepärast on see niimoodi, et täiesti teist muusikat laseb Jumal tegelikult kuulda vaenlastel praegusel hetkel siin sellel maal. Ja need, kes on Jumala vaenlased, kes Jumala abi ei otsi, ka meie maal kahjuks nad seda kuulevad ja nad käituvad selle järgi. Ja vaata, kui meil juhid on ka sedasi, et kes elavad sellistes hirmudes ja asjades, siis nad loodavad relvade peale, et meil on ka nüüd mõned raketid ja asjad, et nüüd me hakkame nendega siin seda asja ajama. Ei, need ei aita tegelikult meid need mõned asjad, see on selline, ütleme, rumal asi, meid saab ainukest väikest rahvast, suure vastu saab alati tegelikult aidata Jumal, suure jõu vastu väikest alati aitab Jumal ja sellepärast pigem on olla nii, et oleme need alandlikud Jumala ees ja küll Jumal meid tegelikult aitab. Nii et selline asi selle kartuse koha pealt, et oskaksime vahet teha, et Jumala käest tuleb seda ka, aga mitte meile, vaid neile. Nüüd õpetamise rääkisin ka, et väga tähtis on noorte õpetamine ja sellepärast sellega täitsa tuleb teadlikult tegelda ja sellepärast noored on õpivõimelised ja sellepärast ka nii, et julgustan selle suvel ikkagi jätkuvalt, et võtke lapsi ja kaasa Jumala kotta ja sest see on alati tegelikult suur õnnistus, sest vaenlane tahab niikuinii lüüa kuskile kiilu vahele nendes mõtteviisides ja asjades, aga meie peame omalt poolt tegema, mida meie saame. No nii et issand ütleb, et laske lapsukesed tulla minu juurde. Ja see on täitsa issanda sõna. Ja sellepärast on see Uue Testamendi sõna. Issand tegelikult tahab, et lapsed oleksid tema juures ja et meie saaksime siis kuulda üheskoos seda tarkust ja tõde, mida siis issand on rääkimas. Ja see on meie valik. Ma ütlen, et valdavalt on ju niimoodi, ma saan täitsa aru, tulen siia Jumala kotta, mul on niisugune hea rahutunne, et see on tulnud tegelikult need inimesed, kes on tulnud vaimu sunnil, kes on selle hea osa ära valinud, kes tahavad Jumala sõna kuulda, nad tullakse nagu sellisel mõttel. Ja kallid, teate, meie jaoks on, nüüd ma lähen sinna õpetussõnade esimesse peatükki, lähen tagasi, meile on garanteeritud nagu üks asi, meil on garanteerinud areng. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil on arengumaad kõigil veel, sest et kes on tark, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust. Kes saab aru, see omandab oskuse
ja õpetuse ja tähendamissõnad ja tarkade meeste ütluste ja siis ja nende mõistmiseks ja mõistatuste mõistmiseks ja siis jõutakse välja selle juurde, et tegelikult tarkuse alguseks on issanda kartus. issanda kartus on tunnetuse algus, meeletut põlgavat tarkust ja õpetust. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie tarkuse alguseks on Jeesus ja nüüd on niimoodi, et ja on neid, kes tegelikult põlgavad issandat, kes lihtsalt selliselt käituvad, lükkavad tegelikult tarkuse ära. Ja teate, mis on võimalik? On võimalik elada arengus, aga on võimalik elada ka selles taandarengus. lihtsalt, et kus sul tegelikult hakkab tarkus vähenema. Ja vaata, see on üks huvitav mõte, mida mina veel mõtlesin siin sellel nädalal nüüd issanda ees. vaata, oli üks väga suur pimeduse tund, kui meie issand risti löödi ja ristil sureb ja kõik pimeduse jõud olid suunatud nagu tema peale. vaata, sõna ütleb sedasi, et viimasel ajal läheb tegelikult, kuri läheb kurjemaks. ja ka seda tuleb uskuda. Et ütleme, et see oli Rooma riigis ja sellel ajal oli nagu see moment, mis seal oli, see pimeduse tund ja see pimeduse võimus, mis seal oli. aga ikkagi sõna ütleb seda, et praegusel hetkel see läheb tegelikult nagu suuremaks. seda muidugi võimaldab väga palju kõik see, kuidas ütelda, see tehnoloogia ja relvad ja kui siin ütleme, et mõni aeg tagasi ikkagi veel suhteliselt kaigastega sõditi, võiks ütelda, see oli ikka teine sõda ikkagi, kui tuldi lihtsalt, võiks ütelda, kaigastega kallale üksteisele. aga see viimased ütleme, need paar sajandit või asjad, kus hakkasid need sõjavärgid eriliselt tegelikult arenema ja see tehnika areng ja kõik need autod ja värgid ja ütleme, et see on olnud ju tegelikult ka praegusel hetkel kurjuse käes väga, väga tugevalt ja sellepärast nii see on, sest et ja ma ei mõtle ainult sedasi, et mis on relvadena, vaid et see, mis on just, et kust meile ligi pääsetakse rääkima, kuidas meile räägitakse kogu aeg ja ütleme, et kui olid trükikojad, kuidas oli nõukogude ajal? vaata, trükikunst oli ka selline värk, et kui me, ütleme, et kui meil oli kodus, meie kodus oli ka trükimasin, see oli niisugune nagu tead, kellel oli paljundusmasin, seda üldse peida, tead, see oli nõukogude ajal selline, nagu mingi suur kurjategija olid, et sa said juba midagi paljundada, hoopis nagu sellises mõttes. ja ütleme, et see oli selline moment, et väga jälgiti tegelikult, et kuidas üldse nagu trükitakse, trükimasinatele jumala sõna trükkimist ei lastud nagu eriti üldse ligi ja ütleme, et sellised momendid olid. ja elasime, kallid, me elasime, mina abielusin aastal 79 ja ma ei saa isegi oma pulmakutset trükkida Tallinnas, et sinna peale kirjutatakse kirik, Oleviste kirik. Seda me küll kirjutada ei saa. ja olgugi, et see kirik on seal 700 aastat linnas seisnud, aga nendel ikkagi ei tule välja see kirjutamine. Absurd, milles me tegelikult elasime, ja ütleme selliselt. ja sest, et vaata, nad teavad seda mõju, siis olid lendlehed ja siis tulid raadiod ja siis tuli televisioon aga nüüd on tulnud internet. aga vaata, see kõik on tegelikult on ju sellises tarvituses. tänu jumalale, ütlen täna vahele ühte asja ka. vaata, praegu on niimoodi, et nähtavasti otseülekanne läheb niimoodi, et reklaame vahele ei tule, eks. ja sellepärast, aga kes kuulavad, ütleme seal YouTube'is, kuulavad jutlust tagantjärgi ja kui sul on see tavaline YouTube'i lihtsalt variant, siis tulevad lihtsalt reklaamid vahele, lihtsalt tulevad vahele. ütlen seda, kui sa tahad ilma reklaamita kuulata, maksa 10 euris 9,99 ja seda saad oma pere ja teiste vahel nagu jagada ka seal, ma täpselt seda ei tea, minul on ka nagu perepaketi kaudu teiste, oma laste kaudu on ilma reklaamita YouTube, see on nii meeldiv. tead, kui see kuu mööda saab ja vahest see raha nagu ära lõppenud, siis on mul nagu ehmatus, mis asja, tead, et nad hakkavad mulle midagi reklaamima või. tead, sest ma olen harjunud sedasi, et mulle ammu mingit reklaami ei tule, nii et 10 euri oled sellest vaba. või kui sa seda tahad teisiti, siis kuulame Koguduse kodulehe pealt seda MP3, seal reklaame vahel ei ole. ja lihtsalt, et et sa saad kuulata. aga sa vaata, kui tähtis on tegelikult sulle rääkida. jutluse keskel on ka. küll on hea, et meil ei ole siin, et tuleb reklaamipaus. tead, et veel midagi torgatakse. Käisid nõukogude ajal kinos? Kõigepealt tuli Ringvaade. Poliitiline värk, kõigepealt pandi paika, et siis vaata seda filmi ka, tead, aga kõigepealt oli ka ringvaade, et su silmaring oleks õige. tead, ja sellepärast, kallid, me elame siin selles maailmas, ega midagi ei ole muutunud, et see on natukese nagu lihtsalt teisel viisil. aga sa vaata, milline korruptsioon, et raha eest saad reklaamist ka ennast vabaks osta. nii et kiitus Jumalale ka selle eest. nii et elame lõbusas maailmas, võiks ütelda. ja siin tulebki tegelikult targalt osata seda teha, et kuidas hakkama saada. nii et oleme hoopis tegelikult arengus, nii nagu sinna kohta me jõudsime juba ja nüüd ütleme, lähme tähtsate asjade juurde edasi veel. Ja siis jõudsime Jumalani välja
ja nüüd on niimoodi, et see 8. salm juba räägib nagu, võiks ütelda, nagu emadepäevast, et mu poeg, ära siis oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata siis ema juhatust, need on väga tähtsad asjad, need on nagu sulle need pärjad ja keed ümber su kaela. Ja nüüd on nii, et väga tähtis on see tegelikult, noh, ütleme, mida vanemad annavad lastele edasi. No kui natuke täna Taavetist ja Salomonist oleme juba rääkinud, vaata, Taavet tegelikult õpetas küll oma poega. Vaata, ta lõpuks ju tegi templi jooniseid ka. Arvad, sa talle siis ei tutvustanud neid, kuule poiss, tule siia vaata, et see tuleb niimoodi. Et see on mul niimoodi plaanitud, sest tema tegelikult joonistas välja. Hiljem, kui isa ei ole, no raske hakata neid aru saama, et kuule, mida see isa mulle siis seal joonistas ja mida ta seal mõtles. Ta mõtles välja kõik need lauljate grupid ja värgid ja ehitajaid ja kõike, mida ta planeeris. Ta tegelikult hoolitses oma poja eest, et noh, kui tal läheb templeehituseks lahti, et see läheks seal tegelikult hästi. Aitas koguda seda materiaalselt poolt ka. Tegi ise ohvrid ja kutsus rahvast üles selleks ja nii, et vaata, kuidas oli, noh, ütleme, vanemapoolne hoolitsus selle koha pealt, ise mõtlesin, mu poeg on niisugune noor ja rumalukene veel, et kuidas ta selle kõige suure asjaga hakkama saab. No oma lapse peal ikka, noh, vaadatakse, et kuidas ta ikka hakkama saab. Aga sai ikka hakkama küll, kui jumal need selle tarkuse talle andis. Ja nii ta on. Noh, nüüd on järgmine niisugune natuke küsimus. Ega kõikidel pole nii targad vanemad. Vaata, tänulikud saame olla need, kellel olid usklikud vanemad, kes palvetasid ja kes püüdsid ikkagi juhatada õigele teele kohe varakult, no kõikidel ei ole. Teate, jumal teab kõikide meie selliseid, noh, kuidas ütelda, võimalusi. Ja ta kohtleb meid vastavalt meie võimalustele. Ja sellepärast ta teab, kui meil on antud rohkem, siis meie käest nõutakse rohkem. Kui meil ei ole antud, siis meie käest nõutakse tegelikult vähem, sellepärast, et Jumal on tegelikult väga õiglane ja sellepärast ta teab, kuidas meie südametunnistust on kujundatud ja sellepärast nii see on, et ja vahest, ütleme, toimub see südametunnistuse vanemate poolt üle vindi keeramine tuleb ka nagu selliselt, et vaata, tuleb sellist, kuidas ütelda, sellist palju niisugust religioosset ja niisugust survet ja mida inimesed on ise välja mõtelnud. Noh, ütleme, mis ei ole mitte Jumala sõnas kirjas, aga noh, lihtsalt, et inimesed ise nagu püüavad Jumalale meeldida ja siis õpetavad teisi ka seda tegema. Aga noh, see ei ole nii tähtis, sellepärast eelkõige tuleb lastele õpetada, mida? Tuleb Jumala sõna. Mitte mingisuguseid Jumala rahva igasuguseid pärimusi. Need ei ole üldse nii tähtsad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime täna neid rääkida. Ja nüüd on niimoodi, et see on sulle, mis siin ta ütles, et see on sulle nagu ilupärjaks ja kaela ümberkeeks. Põhimõtteliselt, kallid Jumala lapsed, meid kroonitakse nagu kõiki, võiks ütelda põhimõtteliselt. Noh, ma ei tea, need kroonid võivad olla muidugi väga erinevad, eks. Kui Paulus on elu lõpetamas, siis ta räägib sedasi, et samamoodi nagu mõtleb seda, et ühel päeval ta saab selle 2. Timoteuse 4:8, ma ei hakka neid kohti lahti tegema, aga ma olen märkinud, sealt ta räägib sellest õiguse pärjast, mida tema saab. Ja siis 1. Korintuse 3:14, seal on räägitud see, kes kuidas ehitab, et siis sa võid saada selle tasu, selle autasu. Et vaata, see on niimoodi, et põhimõtteliselt on niimoodi, et kui meile maineelu on elatud, siis me kuulume nagu autasustamisele ja pärgamisele. Ja sellepärast me laulame sedasi seda laulu, et pühad panevad oma kroonid sinna Jeesuse jalgade ette. Ja sellepärast on see väga oluline. Jakobuse kirja 1:12 on öeldud, kui sa kiusatuse ära võidad, siis sa saad pärjaks elu. Vaata, ja sellepärast on kiusatused on ka head asjad, need on seotud tegelikult pärgadega, mida sa võid saada. Jeesust kiusas kurat kõrbes, kas asjata või? Et teda ei olnud võimalik kiusata. Oli võimalik kiusata küll, kiusatud kõiges, kuid ilma patuta. Ja sellepärast on hästi kroonitud, eks. Saab palgaks tegelikult selle tasu, ta saab selle ja 1. Peetruse 5:4 on öeldud sedasi, et me saame selle kirkuse närtsematu pärja. Ja sellepärast nii see on, et vaata, lätlased eriti teevad jaanipäevaks need suured lillepärjad pähe. Need on närtsivad pärjad kõik. Need armastavad omal neid ikka lillepärjad pähe panna. Vist Eesti rahvas vähem siin jaanipäeval nendega nii tegeleb. Aga eriti lätlastele mulle see nagu silma, see on jäänud. Need on kõik närtsivad asjad, eriti kui lille ära lõikad, ruttu närtsib. Sellepärast Jeesus ütles, et vaadake lilli, et närtsivad küll. Ja sellepärast kallid ja näed, siin ka vahetatakse ja need täna on natuke madalamale pandud. Eks, ja sellepärast kallid nii see on, et ja tuleb vahetada. Aga seal me saame tegelikult selle närtsematu. Ja ole ustav surmani, ilmutuse 20, annan sulle teada elupärja. Nii et ja sellepärast kallid, näed, see hakkab isa-ema õpetusest pihta, aga tegelikult kui Jeesuse juurde tuleme, siis on selle krooniga veel paremad lood.
ja nüüd tuleb see väga tõsine pööre, mis praegusel hetkel puudutab eelkõige seda praegust ajastut, see on tänase minu küsimuse nagu see vastus, et mida ja kuidas mõista seda praegust aega, kus me praegusel ajal elame, ja siin tuleb see, ja siin tuleb see oht esile, mu poeg, kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu. Nüüd hakkab üks selline tõe rääkimine selle koha pealt, et siin selles maailmas tegelikult patused ahvatlevad, nad on täiesti platsis oma plaanidega, aga sina ära mine sellesse lõksu ja ära nõustu. Ja see mõte praegusel hetkel kuulub. See on kuninga jutt tegelikult, eks, kuningas Salomon kirjutab seda ja annab selle nõuande. Ja see kehtib riikidele, see kehtib rahvastele, see kehtib üksikisikutele. Ära mine sellesse lõksu, kui patused hakkavad sind ahvatlema. Mis nad siis tegelikult ütlevad? Vaatame, nüüd on nii. Kui nad ütlevad, tule meiega, varitseme verd, luurame süütut ilma põhjuseta, neelame neid otse kui surmavald, elusalt ja tervelt, nagu audominijaid. Küllap me siis leiame kõiksugu kallist vara ja täidame oma kojad saagiga. No kas ei ole praegune aeg? Väga tegelikult on selline, tule meiega ja teeme teadlikult seda. Kallid, vaata, praegu riikide ja rahvastel on natuke teine olukord. Ülemate tasemel räägitakse päris jutud ära, mis eesmärgid ja plaanid meil on. Rahvale aetakse natukese muud juttu, et asi oleks kuidagi viisakam, et me liigume praegusel hetkel selles suunas, aga eelkõige on see selline, et ikkagi on lihtsalt ühed siuksed plaanid on. Ja väga kole on muidugi lugeda. Ja praegu käib verevalamine, teeme seda on valmistatud, vaata, ja praegu ütleme, et see sõjaks valmistumist on tegelikult väga palju, aga see kõik on nagu mõeldud, seda ei ole mõeldud millegi muu jaoks kui verevalamiseks, eks. Ja neelame neid otse kui surmavald, elusalt ja tervelt. Aga peaasi tegelikult, et vaata, meie ise saaksime siis seda kõiksugu kallist vara. Ja praegusel hetkel, kui me näeme sedasi, et kui rahulepingut sõlmitakse, siis see kallis vara on kõige tähtsam asi, mille juures kaubeldakse. Kui selle saame, aga mis nendest inimestest? Vahet ei ole. Peaasi, et see, mis seal maapõues on, vaata, see on nii tähtis. Ja vaata, sellele on nagu pühendatud see, ütleme, et ja sellepärast, kallid, kui loeme õpetuse sõnu, issand ütles, et loe seda ja näe ise ja mõistku teised ise seda ka, kuidas selle asjaga on. Ja eesmärk on sedasi, et lihtsalt oma kodasid saagiga täita. Ja siis on öeldud, et ei ta liisku meie keskel ja olgu meil kõigil ühine kukkur. Mis see tähendab? Ühine kukkur. Vaata, kui sul on ühine kukkur, kelle käes siis jäme ots on? No kui sa raha panka paned, kelle käes jäme ots on? No panga käes on see raha. Ühel päeval öeldakse nii, et kõik, et sularahaautomaat ei tööta ja arved on kinni ja kõik. Ja vaata, ja sellepärast on see niimoodi, et me näeme sedasi, et isegi riikide rahad ju lähevad löögi alla, ütlesid, ei, me võtame ära, meil on õigus ära võtta. Sest kui sa olid pannud sinna ühisesse kukrusse, siis ongi niimoodi, et küll nõutakse tagasi, et andke meie kuld tagasi ja andke see tagasi, et kuhu te selle viisite ja toimub üks selline asi. Aga kõigepealt tehakse, et teeme sellise ühisasja ja küll me siis, ütleme, pärast edasi tegelikult vaatame. Ütleme, et see, ütleme, et seda ristirüütlit ja seda aega, ütleme sellist, ütleme, kui korraks nagu mõelda, et pühal maal hakkasid palverändurid käima ja siis oli niimoodi, et põhimõtteliselt oli ju sedasi, et siis tekkisid ju pangad, nagu see oli natuke nagu sellist ajalugu nii kergelt ütelda. Palverändurid läksid, raha kaasas, tee peal teeröövlid, võtavad ära. Aga siis tuli targemad mõtted. Aga teate, pange raha panka, andke see raha siia. Ja vaata, siis röövlil pole midagi võtta, sest raha on pangas. Ja sina saad siis, ütleme, nagu pangast ikka saab, jupikaupa saad võtta, aga su raha nagu peidus ja sul läheb paremini. Aga teate, mis siis oli? Aga siis löödi see palverändur, kes oli oma raha panka pandud, löödi tee peal maha. Öeldi, see juba pani panka, lööge see maha. Siis on see raha kõik meie. Tead, et lihtsalt ei ole vaja tee peal võtta, võtame ennem ära. Ja vaata, ja kallid, selle asjaga ongi, et luureme seda süütut verd, täidame oma kojad varandusega, lihtsalt võtame ja teeme. Kui Jeesus sureb ristil, siis ta, ütleme, ja siis on sellel ajal ju kauplemine, et keda vabaks lasta, sellel päeval võiks ütelda on selline, et laseme Barrabase vabaks, kes oli röövimise ja tapmise pärast tegelikult vangi pandud, eks. Ja see maailm elab ja röövib ja kiidab veel heaks ka, et seda niimoodi tehakse. Ja nii, et heida liisku meie keskel. Ja teate, mis on selle liisu heitmisega? Kus kohas käib väga palju petmisi, just nende liisu heitmiste juures. Ma usun sedasi, et kui Vanas Testamendis oli see Uurim ja Tummim, et seal sugust
sohki ei tehtud, et ikka nii, kus tuli, nii oli, eks. aga ma mõtlen sedasi, et kõik need hasartmängukohad ja igasugused kardimängud ja need põrgud, no arva sa, seal ei peteta või? Ja kus on niisugune mänguvärk juba, et sa pead mingi nagu liisku heitma, no siis on ikkagi juba seal mõeldud sedasi, et kuidas sellega teist ka siis ära nagu petta. Ja sellepärast, kallid, õpetussõnad avavad Salomoni kohe silmi. Meie praeguses ajas ka, et me ei pea tegelikult nendes ühistes kukrutes olema. Me tiritakse sinna ühistesse kukrusse, alguses lubatakse, me anname, aga pärast võetakse, no täiega. Ja siis võetakse, no nii, et igat pidi oled sisse võetud, eks. Ja siis mu poeg, ära mine nendega seda teed, hoia oma jalg nende radadelt. Ja sellepärast on kallid, aga vaata, meelitusest on väga raske tegelikult ära hoida. Ja sellepärast nii see on, et aga siin on see väga selgelt öeldud, nende jalad jooksevad kurja poole, nad tõttavad verd valama, enda asjad on võrku laotada kõigi tiivuliste nähes, nad varitsevad oma enese verd, luuravad oma enese hinge, niisugune igaühe tee, kes ahnitseb kasu, selle omanikult võetakse hing. Ja sellepärast on väga hea tegelikult selge õpetus selle koha pealt, et vaata, kus asi läheb nagu selliseks kasu saamiseks ja nendeks asjadeks, vaata, siin on hoiatused selle koha pealt, et ohtlik tee tegelikult, no nagu Paulus kirjutab seal Timoteuse kirjas ka, et kes tahavad rikkaks saada, et kuule, nad valmistavad tegelikult nagu palju valu, sest sa lähed tegelikult nagu sellisesse maailma tegelikult, kus just ka selles valdkonnas on väga nagu pettus käimas. Ja praegu, kallid, mõtlen sedasi, et mammon on tegelikult väga valitsemas. Ütleme, et me näeme sedasi, et seda olukorda, millega püütakse praegusel hetkel lahendada asju, on mammon. See jumal lihtsalt valitseb praegusel hetkel, sest et kui raha tuleb, siis lahendused tulevad. Raha on, saad üle piiri minna, ostad ennast vabaks või kogu aeg on kogu aeg vaja, et on nagu selline, et kõike lahendatakse ja riikide tasemetel ja värkidel on niimoodi, et mammon on saanud lihtsalt valitsema. Ja sellepärast, kallid, me lihtsalt peame seda mõistma, et patused ahvatlevad tegelikult sellesse olukorda. Ja sellepärast on niimoodi, et kui ka ahvatletakse siin salaja teenima teisi jumalaid. Ja kallid, mõtlen, üks teine jumal on raha, mille juurde tegelikult inimesi ahvatletakse. Ja see on see 5 Mooses 13:7-9. No seal teiste jumalate teenimise koha pealt väga, väga selge ütleme, loeme selle ka siia. Ja sest, et 7-9, jah. Kui su vend, su emapoeg või su oma poeg või tütar või naine või kes su süles on, või sõber, kes sul on nagu enesehing, ahvatleb sind salaja, öeldes, lähme teenime teisi jumalaid, keda ei ole tundnud sina ega su vanemad. Ja kui ma täna seda just nagu loen, ma loen nagu sellises mõttes, see teine jumal on see mammon. Ja vaata, selle mammona lõksu on tõmmatud kõiki meid, kes me oleme elanud vaesetes maades. Saate ilusamat elu saate hakata elama ja et see on nagu suur õnnistus, et vaata, et ikkagi, et vaadake seda asja. Me oleme selles lõksus tegelikult olnud. Ja teate, kes kõige rohkem selles lõksus on? Kes te olete vaese hingega inimesed? Kes te olete kõige vaesemad, te olete kõige suuremas tegelikult ohus. Te igatsete tegelikult seda mammonat väga. Ma mäletan seda Eesti nagu nende valimiste koha pealt nagu väga otseselt ja selgelt nagu seda, et need inimesed, kes elasid, ütleme, sotsiaalmajas elad ja sa valid nende nullide pärast nende rikaste lubadusi, sest nad lubavad läpakaid ja lubavad sulle neid igasugu rahanumbreid ja värkid ja toimub selline asi. Ja kui meie pakkusime kristlikke väärtusi, ei no mis sest kristlikust väärtusest, ma parem astun sinna ühingusse, kus ikka neid nulle lubatakse ja elavad oma nullides. Sest ega nendele nulle lubategi ju, ega nendele need ühtesid ette ei pandud. Ja sellepärast on see niimoodi, aga valimisel saad hääled kätte ja tead, ja midagi teha ei ole. Ja vaata, inimesed on petetud ja sellepärast kallid ei tohi olla lihtsalt petetud, sest et nad ahvatlevad, aga kukkur on nende käes. Ja sellepärast on niimoodi, et ei nad hakka sinu eest hoolitsema, sellepärast et nendel on omad tegelikult plaanid. Ja nüüd on niimoodi, et siis neid kohtasid oleks veel lugeda, ma jätan siit osa vahele, sest et vaata, see on selle maailma vürst. Ja kurat on üldse tulnud tapma, röövima ja hävitama. Ja saad aru, kui sa kuradiga kampa lööd, siis sa pead arvestama sellega, et ta röövima sind tuli. Ja sellepärast, et tal ei tule mitte, tuleb Jeesus. Ma tahan, et sul oleks elu ja seda ülirohkesti. Ta tuleb täiesti teise mõttega, et ma ei tule sind röövima. Ja siis kurat räägib sedasi, aga vaata, koguduses võetakse ohvrid kokku ja vaata, kuidas röövitakse. Ei, ta tuleb valetama selle koha pealt. Me anname kõik tegelikult ennast tema kätte ja me saame näha tegelikult seda õnnistust. Kallid, kas sa näed oma elu õnnistusi, mida sa tegelikult Jumala lapsena elada võid?
tead, see tarkus, kuidas sind hoitakse valedest sammudest ära, kuidas su ees tegelikult uksi lükatakse lahti, kuidas valesid uksi pannakse kinni. Ütleme nii palju, kui sa saad elada sellist elu, kus sa rohtusid tarvitama ei pea. Tegelikult on see õnnistus, sellepärast ma ütlen, et jumala kotta, kui sa tood ka kümnise, annad sa vähem, kui sa annad nendele ravimifirmadele, noh, ütleme, kuidas nemad küsivad. Nemad küsivad lihtsalt nagu küsivad selle koha pealt. Ja sellest, kallid, me elame siin sellises maailmas paraku, nagu ta on röövelikme ümber. Aga tarkus hüüab tänavail, Jeesus hüüab tänavail, 20. salm, ja annab kuulda oma häält turgudel, kisendab lärmakates paikades ja kõneleb sõnu linnaväravate suus. Ja sellepärast Jeesus püüab vahele rääkida kõige selle lärmile. Isegi nendele YouTube'i jutluste, noh, kuidas ütelda, nendele reklaamidele Jeesus püüab vahele rääkida. Sest võidu räägime, võiks ütelda seda, ta hüüab seal samamoodi ja hüüab ja püüab oma tõde maksma panna. Ja ütleb, et kaua te rumalad armastate rumalus, kaua teil meeldib hooplejal hoobelda ja alpidel vihata teadmisi. Pöörduge minu noomimise alla ja või ka lausa karistuse alla tegelikult on siin teised tõlkes on öeldud. Ja vaata, ma lasen voolata oma vaimu, teen teatavaks oma sõnad. Aga noh, issand niimoodi kutsub ja vaata, issand ei kutsu tegelikult meelitavalt. Ta ütleb, et pöörduge minu noomimise alla, pöörduge minu koristamise alla, pöörduge sedasi, et mina saan teie elu korrigeerida. Vaata, see on armastus, kui sind kasvatatakse. Noh, ütleme, ja õigel viisil kasvatatakse. Mitte midagi, põhimõtteliselt mitte midagi ei lubata. Rikas noormees, talle öeldakse sedasi, et kuule, et müü kõik maha, mis sul on ja järgi mulle, eks. Või see teine Jeesuse tähendamissõna, see Luuka evangeeliumi, kas 12. peatükis on see tähendamissõna, et rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja siis ta mõtles, mis ma nüüd teen, eks. Et nüüd on niimoodi, et ma lõhun oma aidad maha ja ehitan uue tasemele, noh, ütleme, et lihtsalt hästi elada. Luuka 12:13 hakkab see lugu üldse pihta, et seal on mingisugune päranduse jagamine kõigepealt, Jeesus ütleb, et kas ma olen siis mingi kohtumõistja või jagaja teile, et ma ei ole seda. Ja siis on 15 salm, et vaadake ette, hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene elu sellest, mis tal on. Ja siis ta räägib selle rikka mehe tähendamissõna. Ja kes õnnistas, ütleme selles loos? Jumal õnnistas, et põllumaa hästi vilja kandis. Sa pidid seda tegelikult tarvitama niimoodi, et ka teiste õnnistuseks, mitte ainult endale ära peitma. Ja siis öeldi, et aga vaat selle ööl nõutakse su hing. Ja sellepärast on see nii, et Jumal räägib väga otse, väga selgelt ja sellepärast kiitus Jumalale. Aga nüüd on nii, et vaata need Jumala sõnad ja need hoiatused ja korrale kutsumised, need ei ole tegelikult nii meeldivad. Sest et noh, et issand tegelikult ei meeldita. Me teeme ise seda viga, et me teeme evangeeliumi meeldivaks, et tule, et saad terveks ja tule ja saad rikkaks ja tule saad, kõike seda saad. Tead, Jeesus ei käinud niimoodi ringi, et tulge, et kes tahab rikkaks saada, et tulge minuga kaasa. Tead, eks, võtke ritta nüüd kõik, tulge siia, et siis hakkabki see nii olema. Ja kui te seekord ohvri panete, et siis kindlasti see tuleb see 100-kordselt ja no, kas on Jeesuse õpetus või? Ei ole, see on praegusel hetkel veel mõeldud, et lihtsalt ohvrit rohkem karpi tuleks. Teate, kallid, ma ütlen, kiitus Jumalale, me ei pea midagi muud kuulama ja ära kuula kuskilt mujalt ka mingisugust sundi ohverdamise jaoks. Ainult sedasi, mida su armastus sunnib tegema. Ainult sedasi. Ja olgu see armastus ka igasuguse väljapressimise ja tagamõtete asi, tead, et sul, et sa mõtled, et ma nüüd Jumala käest midagi välja võtan. Ei, sa võta midagi. Tead, armasta teda ja ta armastab sind ja sul on sellest küllalt tegelikult. Ja sellepärast, kallid, ma lihtsalt julgustan selle koha pealt, et võtame issandat nii, nagu ta on. Meie ei pea issandat ilusamaks tegema. Me ei pea inimesi siia Jumala riiki meelitama lihtsalt, et meil on siin parem. Ei ole meil mitte midagi parem siin selles maailmas. Oleme alandlikus olukorras ja hoopis oleme sellised, oleme selles maailmas põlatud, vahest tagakiusatud. Kiitus Jumalale, kui antakse hingamishetki ja nii me paraku elame siin ja sellepärast on. Aga mis siin on 24 salm? Ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud, olen sirutanud oma käe, ükski pole tähele pannud, te pole hoolinud ühestki mu nõust ega tahtnud mu noomimist. Ja siis, noh, ütleme, et inimesed ei tee nagu välja seda, mida Jumal räägib. Aga siis nüüd tuleb üks väga suur tõde veel. Siis issand ütleb niimoodi, et aga siis naeran minagi teie õnnetust ja pilkan, kui teie kohkumine tuleb. Ta ütleb, vaata, see tuleb. Tead, ahastus tuleb igale hingele. Juudile esmalt ja siis kreeklasele, nii kui Rooma kirjas on öeldud, eks, kes kurja teeb. Et seal absoluutselt sellest me pääsu ei ole. Ja see õnnetus tuleb, kohkumine tuleb tormina ja õnnetus tuleb tuulekeerisena, see saabub lihtsalt tegelikult, saabub nii äkki, et sa mitte midagi nagu ei jõua teha. Kallid, see on imearm, et meil praegusel hetkel on niimoodi, et noh, et Jumal on nii hoidnud. Ma siin Soorus lugesin üles, et aprillikuu neid loodus niisuguseid õnnetusi ja värke, mis on olnud just Euroopas ja no ütleme, et ka siin meie kandis ja no kuule,
2. mail Moskvas tuli selline lumi praegusel hetkel, et puud murdusid asjad, 116 aastat tagasi oli eelmine kord nii suur lumi, mis tuli. tead, no lihtsalt niisugune, lihtsalt tuleb, paljude autod katki sellepärast, et 10 autod, mis olid katki puude all. ja neid pilte, mis ma nägin ja vaatasin ja sellepärast ja siis mõtled, et küll on tegelikult siin selles maailmas, kus uputab, kus väristab, kus kõik need asjad on. Õnnetused tulevad niimoodi, et et sa ei saa mitte kuskile tegelikult nende eest põgeneda, kui Jumal sind ei öö ja ennem ei juhata, eks. Ja no nii, ja siis on öeldud, teate, üks kurb asi on veel. Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta. Vagad paluvad armu ajal ja siis suurte võtte tõus nende ligi ei ulata. Vaata, natuke karm värk, et vaata, kui see suur vesi lahti läheb, et siis nagu Jumal ei tahakski enam kuulata. Aga on öeldudki sedasi, et õigel ajal tuleb seda teha. Ja nad otsivad, aga ei leia. Seepärast, et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud issanda kartust, sest nad ei ole hoolinud minu nõust, vaid on põlanud kõiki mu noomitusi ja siis nad peavad sööma oma tegude vilja, küllastuma oma kavatsustest, rumalaid tapab nende taganemine ja alpe hukkab nende hooletus. Ja sellepärast, kallid, meie elame praeguses ajas. Meie varsti lõikame seda, mida praegusel hetkel külvatakse. Kes külvab tuult, lõikab tormi. Aga mis meil on tuulejutud on praegusel hetkel? Eks, meil on tuulejutud, et tuul lahendab need asjad ära. Ainukene tuul on pühavaimu tuul, mis lahendab. Aga mitte mingisugune see, et me nüüd ootame sedasi, et me paneme maatuulikuid täis, et see lahendab need asju. Need tuulikud ka selle suure tuule käes murduvad nagu pilpad. Lihtsalt murduvad ja ongi kõik. Või kui jääb tuule vaikseks, siis need seisavad ka seal. Ja siis, kui tuleb lumi nende päikesepaneelide peale ja siis on nemad ka seal peidus ja siis ei teki elektrit. Ja see on nii, võiks ütelda, see on muidugi väga Jumala kätte usaldamine enda, see väga suur usujulgus, aga seda peaks Jumala kartuses tegema, mitte ülbelt. Sellepärast, et see on niimoodi, et need ajad on kõik üle elatud, Nõukogude võim tahtis ka, et me paneme jõed teistpidi voolama, et nii, kuidas meile meeldib, eks. Et kõike on tahetud ju tegelikult teha ja sellepärast me ei nõua sellelt looduselt mingisugust armuande, me võtame sellelt, et need suhtumised tegelikult on, me elame siin selles maailmas. Jumal ei ole lõpetanud selle maailmaga ja sellepärast on see nii, et see on suur, rumalus, milles me oleme ja sellepärast ma mõtlen, et tead, see trügib tegelikult ka Jumala rahva tegelikult, ajudesse. Sellepärast, et vaatad isegi koguduste sellised õpetused ja värgid ja teemad ja millesse nagu laskutakse. Ma olen püüdnud tegelikult nagu hoiduda nendest asjadest eemale ja ma ütlen, et ma ei taha nagu kuuldagi kõike, ja ma ei taha kuulda sellepärast teist jutlusi. Ma hakkan muidu nende rumalustega sõdima, ma ei tea, mida nad räägivad. Ja siis mõtlesin, jumal küll, et las nad räägivad, mis nad räägivad. Sest mul on see oht, et kui ma mingi jama ära kuulen, tead, ma sealt kantsest lajatan varsti, tead, selle peale, aga ma parem olen teinud niisuguse seaduse, et ma ei kuula. Ma kuulan Andrei Zapovalovit, ma kuulan kuskilt kaugemalt, et kui ma siin midagi ütlen, siis läheb paremini mul. Ja tead, et see on nii kaugel on see lugu. Ja sellepärast on kallid, aga mis siin Eestimaal toimub, ma tegelikult on suhteliselt vähe, ka ma võtan vaimulikust maailmast praegusel hetkel võtan, sest ma ütlen, et Jumal, mina ei taha olla kohtumõistja. Ma püüan ainult rääkida seda, mida Jumal mulle annab rääkida, teen neid tegusid, mida ta mulle käsib teha ja täna oli minul see küsimuse vastus, see oli palju pikem ja tegelikult jäid kõik head lood rääkimata veel. Aga et see küsimus oli nagu see, et kuidas praegust aega mõista ja see on nagu see lõpetussõnades 1. Jumal on oma pakkumisega, seda ei kuulda. Ja siis võib oma seda rumalust lõigata, aga viimane salm, sellega lõpetan. Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja, kartmata. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et tohime praegusel hetkel olla sinu sõna juures. Me armastame sind, me armastame su sõna, me armastame Jeesus sind, sa oled meie tarkus. Me täname sind, Jumal, et me võime sellel aastal 25. maikuus selle kuu alguses suhteliselt veel küsida sinu käest tarkust praegusel hetkel elamiseks. Nendes päevades, sellel nädalal ja sellel kuul ja üldse sellel aastal, Jumal, me vajame seda sinu käest. Me ei arva seda, et me saame elada sellest vanast rasvast ja teadmisest, mis meil iganes on. Aga isa, me täname sind, et me tohime praegu lihtsalt olla sinu ees selle igatsuse palvega. Isa, me palume, et aita meid teha vahet heal ja kurjal. Aita, et me tunneksime ära selle, kus kuri on ahvatlemas, et me ei
läheks seda teed ja aita meil kuulda, Jumal, seda tõe häält, mis tuleb sinu käest ja seda järgida ja elada julgesti ja olla muretu ja kurja kartmata. isa, me palume samuti ka, et need masenduse ja hirmu asjad saaksid Jumala rahval korda. Jumal, me täname sind, et sinu rahvas ei pea olema masenduses, sinu rahvas ei pea olema hirmus. Sellepärast, et isa, sina valitsed, sa valitsed kõigi olukordade üle ja ükstapuha, kus kohas me ka maailma otsas siin ka elaksime, Jumal, sinu abi ulatub kõikjale, sinu hoidmine, sinu inglid alati jõuavad kohale. Ja sellepärast, Jumal, me palume seda, et me ei võtaks seda maailma hirmu, seda kartust, millega sina neid hirmutad, kes ilma sinuta elavad. Ja sellepärast, isa, me palume seda, et me oleksime need rahulapsed siin selle maailma keskel. Jumal, kui me homme läheme jälle maailma keskel ja inimeste hulgas oleme, et siis see rahu ja rõõm peegelduks meist välja, et me võiksime olla õnnistuseks nendele, kellega me kohtume, isa, kiitus ja tänu sulle. Ja me täname sind, Jumal, selle tänase sõna eest ja palume, et ei läheks see kaduma, vaid et see hoopis areneks ja kasvaks me sees ja kannaks head vilja. Amen.